Suvel sattusin sõitma taksoga ja taksojuht ei kandnud maski. Palusin tal seda ette panna, siis ta väga tõrksalt nagu tegi seda. Ja siis ma küsisin, et kas ta on vaktsineeritud. Ja ta ei olnud. Ta ütles, et ta ei kahtleb veel, ta ei tea, kas see on õige otsus. Ja ma natuke nagu haarasin võimalusest, mõtlesin, et äkki ma saan ta nõustada ja hakkasin rääkima oma kogemusest COVID-i haigete intensiivraviga. Aga ta katkestas mind kohe, ta ütles, et kõik, kes haiglast peale istuvad, räägivad, et nad on COVID-haigid ravinud ja ta ei usu neid, et nad valetavad ja mina seega valetan. Mina olen Anni, ma olen anestesioloogia ja intensiivravi eriala arst-resident ja minu lugu COVID-19 haigusega algas kevadel 2020. Toona ma töötasin operatsiooniosakonnas ja kui see kõik pihta hakkas, siis ma tundsin, et minust on rohkem kasu selles uues vastloodud COVID-19 haigete osakonnas, nii et ma läksin sinna üle. Alguses see oli lihtsalt jutt ja tundus selline väga kauge asi, et kuskil Hiinas on mingi viirus ja teeb midagi, et see üldse ei puuduta meid. Aga see tuli aina lähemale ja tekitas väga palju hirmu. Ja siis me pidimegi väga kiiresti meeskonnana tööle asuma, et kuidas siis teha nii, et me turvaliselt saaksime oma patsiente aidata ja ise ka terveks jääda. Ja need küsimused olidki, et kuidas üldse seda haigust ravida, kuidas me ennast kaitseme, sest et mitte keegi ei teadnud, millega me hakkame rinde pistma, mitte ainult Eestis, vaid mitte keegi maailmas ei teadnud, kuidas seda teha. Et see oli ühtaegu hirmus ja põnev ka. Tegime oma parima äranägemisega asjad, panime paika ja jäime ootama tegelikult. Me kartsime nagu patsientide horde, kes tulevad, me kartsime ise haigestuda. Õnneks neid ei tulnud tookord, aga tuli sügisel, tuli järgmine kevad ja jääb edasi tulema iga järgneva lainega, kuni see epideemia kestab ja kuniks me ühiskonnana ennast kaitsta ei suuda. Teine laine möödus niimoodi, et ma pidin 3 kuuks minema oma eriala omandama põletuskeskusesse, aga tuli välja, et tegelikult see osakond oli muutunud hoopis COVID-19 intensiivravi haigete osakonnaks. Nii et see oligi see, millega ma siis tegelesin. Et jämedalt iga teine või 3. patsient, keda ma seal osakonnas nägin, nad surid, nad ei lahkunud elusalt. See protsent oli 42. See on siis suremus, osakonna haigete suremus nendel 3 kuul, kui ma seal töötasin. Väga palju. Tavaolukorras ei ole pooltki seda. Oli neid, kellel oli kroonilisi haiguseid, siis kõrgvererõhktõbi, diabeet, ülekaalulisus, aga oli ka neid, kes iga päev, iga nädal käisid regulaarselt ujumas, jooksmas, kõndimas, täiesti täis elujõus inimesed. Nad kõik jäid mulle meelde, aga kõige rohkem tegelikult jäid meelde need inimesed, keda ei olnud intensiivravi osakonnas. Neid kutsuti konsulteerima väga paljusid patsiente, meid ehk siis intensiivravi arste. Ja me ei saanud kõiki võtta, sest et arvestades nende inimeste vanust ja kaasuvaid haiguseid, isegi maailma tasemel, tipptasemel intensiivravi ei oleks neid aidanud, ei oleks suutnud neid päästa sellest haigusest. Olukord intensiivravis oli toona ja on üsna trööstitu. Sellist viiruslikku kopsukahjustust ja seda, kuidas inimese organism reageerib sellele, tehes seda veel hullemaks, ma ei olnud mitte kunagi varem näinud ja ei olnud minu kolleegid ka mitte. Ma nägin, kuidas raskelt kulgeva haiguse korral oli haigusest haaratud 90–100% inimese kopsudest. Ehk siis, et hingamisega sai tegeleda ainult 0–10% inimese kopsudest. Ja täiskasvanu inimese kopsumaht oli seega taandunud mõneaastase lapse kopsumahuni, mis tema jaoks ei ole piisav. COVID-i ravi
on aga suuresti toetav, umbes üsna 90% toetav. Me saame toetada organismi tööd sellel ajal, kui ta ise võitleb ja loodetavasti ka võidab. Meil on mõned ravimid, mis meid aitavad, meil on aparaadid, meil on mõned meetodid ja võtted, mis on näidanud siis teaduslikult, et aitavad seda haiguse progressiooni ennetada ja inimest paremini aidata. Ja meil on 24/7 jälgimine, et võimalikult kiiresti tabada see hetk, kus me saame sekkuda, et haiguse edasiarengut peatada. Teaduse kiire leviku abiga oleme saanud väga kaasaegseid mõtteid ja meetodeid rakendada. Aga selle kõige juures ikkagi oleme suhteliselt jõuetud inimesi aitama, sest et 42% kevadel patsientidest ei lahkunud enam sealt osakonnast elavana ja paljud neist, kes lahkusid, pidid läbi tegema kuude pikkuse taastusravi ja järelravi. Ja ma ei oleks üllatunud, kui mõni neist oleks ikka veel haiglas taastumas. Nii et kokkuvõttes selle osakonnas selle ravi keskel olles oli selline tunne, et see, mis me teeme, on suhteliselt mõttetu. Et selleks hetkeks, kui meie tulime inimeste ellu seda haigust ravima, oli see võitlus justkui võidetud. Ja sellepärast võib-olla ei leia ka väga palju intensiivraviarste, kes tahaksid sellest kogemusest COVID-haigete ravimisel rääkida. Heal juhul neid jagatakse omakeskis, halvemal juhul need lood kogutakse iseendasse. Ja mina ka väga hea meelega ei jaga seda kogemust, sest et ma parem meelega üldse ei mõtleks selle peale. Aga kui juhtub nii, et minu lugu, minu kogemus kas või üht inimest mõjutab vaktsineerima, siis ma olen tema jaoks teinud rohkem ära, kui ma saaksin tema jaoks teha intensiivravi osakonnas, tema raviarstina. See personal, kes COVID-19 haigeid ravib, mul on suur austus nende vastu. Et 1,5 aastat on sellesse ravisse pandud väga-väga palju töötunde ja unetunde. Et kevadel ma nägin inimesi, kes töötasid kuus 250 ja isegi 300 tundi. Neid inimesi on siiamaani. See tuleb kindlasti kõikidel millegi arvel. Ja minul tuli ka millegi arvelt. Näiteks eelmise aasta jõulud veetsin ma üksi kodus ja pidasin oma pere jõule läbi veebikaamera. Ma ei saanud näiteks näha oma õepoega, kes oli toona 2-nädalane, sest ma lihtsalt ei julgenud minna koju. Sest mul ei olnud vaktsiini ja ma tõesti kartsin, et see risk on liiga suur, et ma selle haiguse võin nendeni viia. Kui teised said teha kaugtööd ja veebi teel käia koolis, siis mina pidin olema haiglas. Ma elasin selle üle, sellepärast, et ma teadsin, et kuu vältel jõuab vaktsiin minuni. Ja nii oli ka, et veebruaris sain juba näha oma väikest uut sugulast. Sest ma tundsin ennast kindlalt, et see risk toona või pärast vaktsiini oli oluliselt väiksem, peaaegu olematu, et ma selle haiguse edasi annaksin. Ja see andis tõesti suure kindlustunde. Aga nüüd me siis oleme novembris 2021 ja ikka veel on inimesi, kes ei ole vaktsineerinud. Käib 3. laine ja see ei ole kindlasti viimane laine. Isegi kui see nüüd jääb platoosse ja hääbub, siis ma arvan, et üsna pea me näeme 4. lainet, 5. ja kes teab, millal see lõpeb. Personal, kes on pidevalt selle 1,5 aasta jooksul COVID-i haigeid ravinud, need on tõesti kangelased. Mina tegin seda 3 kuud ja lähen nüüd uuesti ja jäängi seda tegema ilmselt, kuniks mind on vaja. Siin vahepealsel ajal mul oli privileeg läbida seda eriarstiõpet, mida ma tegelikult pidingi läbima. Ja tegelikult mu eriala ei ole covidoloogia, vaid mu eesmärk on ikkagi saada
eriarstiks, intensiivraviarstiks ja anestesioloogiks. COVID aja arst-residendid ja ka tudengid jäävad praegu ilma sellest normaalsest haridusest, et aidata Eesti ühiskonda sellest kriisist väljuda. Ja see kindlasti jätab oma jälje tulevaste patsientide ravisse, mis on veel üks põhjus, miks me kõik tahaks, et see pandeemia juba läbi saaks. Selle taksojuhiga ma sain lõpuks jutu peale ja ma rääkisin talle siiski põgusalt, mida ma arvan COVID-19 haigusest ja vaktsineerimisest. Ta jäi ikkagi kõhklevale seisukohale, aga mul on väike lootuskiir, et äkki ma andsin talle mõtteainest seda otsust langetada. Ja kui ma taksost väljusin, siis ma soovisin talle kõige paremat, et ei tema ega tema lähedased satuks kunagi COVID-19 intensiivraviosakonda.